It kills my doubts, it kills my ills. The smell of spices strong and deep, the sacred promise that they keep. The city life is fine and all, but it can make you feel so small. I needed this to be reminded of the love that always finds me. It's always Christmas at the house on Chestnut Street. Where I long to be. The world outside is fast and fleet, but here the time runs slow. The past and present comes together. It's my December shelter, the greatest gift I'll ever know. Is this one place? Tere hommikust, õigemini lõuna on juba, kell on 2. Mul eile õhtu läks väga pikale. Nimelt ma otsustasin eile beebipesu pesta. Ja siis 3 masinatäit, kuivatest ka veel läbi. Ja see võttis mulle terve päeva ja magama sain ma mingi 3-st või. Ühesõnaga täna oli siuke hiline äratus. Õnneks meil on täna vaba päev, nii et ma saangi lihtsalt tiksuda. Ma siin vaatan praegu vlogmasse ja üritan teistel ka järgi jõuda. Ausalt, kuna ma ise teen videoid, monteerin ja kõik see nagu võtab aega ja monteerimise ajal ma ei saa vaadata teisi vlogmasse, siis päris keeruline järgi jõuda. Et kui tavaliselt need, keda ma jälgin, teevad võib-olla kord nädalas video või kord kuus isegi, siis nüüd, kui mingi iga päev või nädalas mitu videot tuleb, siis tegelikult on päris keeruline järgi jõuda kõikidele. Et ma olen ikka täiega maas. Nii kui on mingi vaba hetk, siis ma jälle võtan telefoni kätte ja üritan vaadata, sest tegelikult on päris tore, et näha, mis teised inimesed jõulude ajal teevad. Aga jah, eile ma siis võtsin beebiriiet kapi ette. Et kuna mul oli siin väike hulk riideid, mis vajasid pesu, sest need olid nagu kerge siukene keldrihõis oli küljes, siis ma mõtlesin, et ma siis ühtlasi pesen ülejäänud riied ka ära ja saan nagu siis juba kappi natuke organiseerida. Ma eile filmisin ka natukene, seega ma panen need paar klippi siia vahele nüüd. Praegu on kell 1 öösel ja millega ma tegelen? Põhimõtteliselt sorteerin siin beebiriideid. Et mul on veel punane pesu, on veel pesumasin või seal kuivatis. Õigemini siuke pigem roosakas pesu. Aga siin ma on juba valge ja siis nii-öelda tumedama pesu ära sorteerinud. Et mul on siin sorteeritud niimoodi, et siit on kõige see väiksem suurus 44-46. Siis siin tuleb 50 suurus, kõik, see on ka 50, siis tuleb 56, on terve see pikk rivi, siis on 62, siis tuleb 68, 74 ja 90 ja midagi siukest. Ja siis teistpidi olen ma ka ära sorteerinud. Mul on siin body lühikese varukaga hõlmikud. Siin on bodid pika varukaga hõlmikud, siis on sedapidi tuleb siit body lühikese varukaga üle pea, siis on body pika varukaga üle pea, siis on pikk body varukateta, pikk body varukatega hõlmik, siis on püksid sokkidega, püksid alt lahti ehk ilma sokkideta
siis on pusad ja pluusid. Ühesõnaga 2 pidi olen need ära sorteerinud. Ma tegin seda selleks, et ma saaksin aru nagu, mis mul olemas on ja mida mul siis on nagu veel juurde vaja. Et siin on nagu näha, et kuhu siis need augud tekivad, et siis seda on nagu puudu. Mitte, et ma nüüd kõike peaksin muidugi ostma või muretsema, aga vähemalt nüüd ma saan nagu enam-vähem aru, et mis mul olemas on, et kas mul on bodisi, kas mul on pükse, et kuidagi niimoodi on nagu lihtsam aru saada, et mida mul veel nagu vaja on juurde muretseda. Aga nüüd ma ootangi selle nii-öelda punase pesu ära. Jaotan need ka laiali ja siis ma üritan sahtlitesse selle kuidagi ära organiseerida. Eks ma siis näitan hiljem, kui ma selle olen lõpuks sorteeritud saanud, et kuidas mul miski asi siis lõpuks jäi. Aga jah, õhtu lõpuks või ööseks sain siis lõpuks kõik oma lapse riided pestud, kappi sorteeritud. Et mul küll on seal veel mingid pudi-padi kapis, mis ma tahan veel sorteerida. Mingid sokid, mütsid, sallid. Kuidagi nad on praegu nagu minu jaoks valede kohtade peal. Ehk siis ma pean mingi parema süsteemi nende jaoks välja mõtlema. Ma ei oska öelda, võib-olla ma teen seda täna. Ausalt öeldes mul polegi hetkel plaane, mida ma nagu täna tegema hakkan. Et ma vaikselt siin ärkan, söön ja siis vaatan edasi, et võib-olla ma natuke koristan ja siis äkki vaatan natuke veel seda lapse kappi, et äkki saab midagi paremini organiseerida. Et mulle väga meeldib organiseerida, aga ma ei ole selles võib-olla kõige parem. Ma ei oska nagu kuidagi asju jaotada, et nagu või grupeerida. Et no ma annan endast parima, äkki saab midagi toredat. Täna hommikul ma kirjutasin ka erinevatele brändidele. Uurisin natukene jõululoosi osas. Et ma veel ei oska midagi rohkemat teile öelda ega lubada. Aga ma täiega loodan, et äkki mõni bränd võtab vedu. Et ma olen küll pigem võib-olla siis väike nii-öelda influencer on ju. Ehk siis mul ei ole väga palju jälgijaid, aga samas ma olen järjepidev ja kõik need kontod on kogu aeg kasvamas. Ehk siis äkki tõesti, et mõnele brändile just meeldib teha koostöösid väiksemate nagu kogukondadega, et väiksemate influenceritega. Et ühesõnaga vaatame, ma väga loodan, et oleks väga äge teile ka midagi kinkida omalt poolt, et äkki saan mingit koostööd. Aga igatahes ma nüüd üritan neid vlogmasse edasi vaadata. Mul on siin väga palju vaatamata veel ja ma söön ja siis asume juba tegutsema. Aga ava oma pakk siis. Ta valib ka veel. Nagu sa täiega teaks, mis seal sees on. Enamus asjadel saan aru. Kindel või? Ma ei usu. Küpsise pakktükkidega šokolaad, tavaline väike siuke kalli šokolaad, siis kandiline šokolaad. Juba palju šokolaade. On nii? Okei, see tundub huvitav. Kaardi moodi. Töötavaks tead šokolaadi, et ma oleks saanud midagi süüa. Helkur. Okay. Helkur jepp. Helkur jepp. Nüüd sa saad kargutada niimoodi, et teed näevad sind.
näita kaamerale ka südant. Seda ma isegi ei mäletanud, et see ka oli seal. No nii, ma sain lõpuks köögi koristatud. Lükkan selle kraanikausi kasti aluse ka veits toa kõrval ära. See on siin täiega jalus, aga nüüd eks peab veits vaatama, millal Rutsil on võimekust sellega tegeleda. Praegu ilmselgelt veel ei ole. Nii et natuke tuleb veel kannatada seda kasti siin. Aga noh, hullu. Siin ääres. Meil on üldse neid kaste veel nii palju siin. Et jah, noh, meil on üks lisatuba, mida me ise nimetame külmaks ruumiks, sest seal on külm. Igatahes tegelikult peaks selle külmaruumi kord tegema. Et seal oleks vaja sorteerida, asju ära visata, kappidesse panna ja siis osta igasuguseid neid läbipaistvaid kaste ja organiseerida ja ühesõnaga sinna saaks päris palju asju nagu eest ära panna. Aga see on väga suur töö, nii et meil on praegu siin neid poolikuid projekte maja peal nii palju, et me lihtsalt ei jõua ilmselt, ma arvan, isegi selle aasta sees veel selle külmaruumini. Nii et me teeme täpselt nii, nagu me jõuame, et meil on siin väga palju teha. No, meie eesmärk on lapsetulekuks nagu maja ikkagi korda saada. Nii et mõned kuud on veel aega. Ma tõin just oma paki ära. Tellisin H ja M-i kasutatud teksad. Ma ei tea, kuidas ma näitan neid. Ühesõnaga, siin on siuke nööp. Eest taskuid pole, taga on taskud ka olemas. Need on natukene laiemad, et mul on siin all praegu need retuusid ka. Aga siin on kasvuruumi ilusti ja ma tellisin 2 väga sarnased. Teised on kapis praegu. Teised on natuke vist rohkem ümber. Et need on nagu täpselt head siuksed talveks. Et siis kui on külmem, siis mul on praegu ka siin teised retuusid on all. Ja siis panin need teksad peale, et niimoodi on nagu täpselt paras. Nad on natuke alt on laiemad, et teised olid kuidagi rohkem ümber, see nagu meeldis mulle rohkem. Ma ei tea, kus ma leian teised. Siin toos pole valgust. Meil on need äpiga pirnid. Ja siis tihtipeale on kogu aeg vale valgus sees. Nii. On siin on teised püksid ka.
teised on sellised. Suht sarnased, siin ei ole nööpi. Samamoodi justkui on taskuga, tegelikult ei ole. Taga on taskud olemas. Siukene lihtsad. Need on nagu rohkem ümber. Need, mis mul praegu jalas on, need on nagu kottis. Kas siit on äkki rohkem näha? Siuksed teksad on need. Täitsa mugavad. Aga ma käisin ka ühtlasi poes ära ja meil on plaan teha lihtsalt üks jõulune filmiõhtu. Nii et ostsin kõike head paremat ja siis hakkame filmi nautima. Muusika vähemalt on jõulune, sest on ikka jõulud. See on väga kuulus näitleja. Tere hommikust! Täna on juba esmaspäev, 8. detsember, kell on 11 praegu. Eilne õhtu läks ka veidike pikale. Kuidagi see unerütm on nii sassis. Mina sain mingi 1 aeg äkki magama, aga Rutsil on üldse jumala pea peal see unegraafik, et ta just tuli alles mingi 5 magama. Suht jah, lappes on see värk, Rutsil ta tööl ei pea käima ja ta on suhteliselt siukene ööloom ka. Mina nii väga ööloom ei ole, et mulle ikkagi meeldib hommikul siuke 9 aega enam-vähem liikuma saada. Täna ma tegin silmatahti kell 10. Aga meil oli eile õhtul väga tore siukene filmi vaatamine. Vaatasime, ütleme nüüd, mina vaatasin 2 filmi ära, Ruts vaatas veel natukene edasi. Ja hiljem ta siis, mis ta hommikul 5 tegi, oli see, et ta oli oma arvutinurgas, tegi seal igast mingi vist videotöötlust tegi ja siis seal mingi kettaid korrastas ja ühesõnaga mingit arvutitööd. Aga kuna me eile siis filmi kõrval sõime kooki ja näksisime seal ja siis mõtlesin, et hommikusöök võiks olla midagi kõhule nagu head, et kõht kuidagi nii-öelda rohkem liikuma saada, sest et mul praegu on rasedusega see igasugused saialised ja asjad panevad kõhuni kinni. Ehk siis ma küsin ChatGPT-lt, et mida ta nagu soovitaks, et mis toitu ma võiksin võtta hommikuks. Ma olen nüüd trenni ka varsti, ehk siis võtsin porgandeid, võtsin pirni ja keefirit ja kohvi. Et ei hakanud isegi muna ega putru ega mitte midagi siukest tegema. Et äkki saab nagu seedimise paremini tööle. Et siis ei teki nagu mingit probleemi sellega. Täna on ikka siukene sombune hall ilm. Väga õue vaadata ei taha. Siuke hall. Seega siukene motivatsiooni leidmine päevaks on suhteliselt keeruline.
aga täna mul on plaan ikkagi kuidagi ennast jõusaali vedada. Absoluutselt ei viitsi. Aga ma tahan ikkagi oma 3 trenni nädalas ära teha. Nii et siis tuleb lihtsalt ennast kokku võtta ja vedada trenni. Ja peale trenni peaks vist poes käima. Teine asi, mis on veel lahtine, on see, et nüüd kui ma tõin Rutsile kargud, siis need kargud on natuke talle lühiksed, kuna ta see pikkus oli täpselt siuke vahepealne, et oli valida, kas nagu natuke väiksema kargud või natuke pikemad kargud ja kuna poemüüja ei teadnud, et kas tema pikkuse puhul kummad võiks sobida, siis me igaks juhuks võtsime väiksemad, aga need siiski jäid väikseks. Et ma näitan seda leiutist, mis meil on praegu. Et praegu meil on siin kargu otsas on rätik kummiga kinni pandud, et oleks natuke kõrgem. Teine kark on ka, see on tal kuskil vist magamistoas. Siukse leiutisega väga nagu õues ringi ei liigu, toas on savi, aga igatahes võib-olla me lähme vahetame selle ära, aga ma ei tea, eks see siis näha ole, mis Rüts ise arvab, et kas me lähme tooma ikkagi need pikemad ka või mitte. Ja siis tegelikult ma peaks täna alustama oma jõulupakkide tegemisega, et mul on plaanis natuke meisterdada, aga ma nüüd ei tea, ma ei saa nagu teile väga näidata seda praegu veel, sest et ma ei taha, et mu lähedased inimesed seda näeksid ennem kui on õige aeg. Ehk siis ma pean mõtlema, kui palju ma või mida või kas üldse ma teile näidata saan praegu. Ma kindlasti filmin ja mingi hetk te näete, aga ma ei oska öelda, kas täna. Aga võt siuksed plaanid on, nii et ma nüüd hakkan sööma ja lähen käin jõusaalis ära. Kui te mõtlete, et miks ma midagi tehtud ei jõua, siis see on sellepärast, et mul võtab enda motiveerimine nii palju aega. Nagu kell on 1. Ma olen, ma ei tea, 3 tundi põhimõtteliselt tegutsenud selle nimel, et lihtsalt jõusaali minna. Ehk et söönud, riidesse pannud, vajalikud asjad pakkinud ja ülejäänud aja lihtsalt istunud, mõelnud, kuidas ennast motiveerida. Nagu see on lihtsalt lõputu saaga. Ja kõige rohkem mind ajabki närvi see, et mul võtab enda motiveerimine nii kaua aega. Õigemini mitte, see ei olegi nii väga motiveerimine, vaid see on lihtsalt millegi ära tegemine, sest motivatsiooni mul ei ole endiselt minna. Aga ma lihtsalt olengi nagu, ma tean, et ma pean minema ja siis ma nagu vaikselt tegutsen ja siis ma vahepeal lihtsalt istun ja ei tee midagi. Ja see ajab mind veel rohkem närvi, sest et ma ei taha siuke olla. Nagu see on see mingi, ma ei tea, kas see on ATH-ju või on see teistel inimestel ka nii, aga just iga kord see võtab nii palju aega ja siis ma käin ikkagi seal trennis ära lõpuks, sest et ma pean ja ma olen otsustanud nii ja siis ma olen jälle enda peale pahane, sest siis on kell nii palju ja mul on jälle kiire, sest mul on nii palju muid asju vaja teha, onju. Ja nii iga kord. Aga samas ma nii väga tahan jõusaalis käia, sest et mulle meeldib see nii-öelda kõrvalprodukt, mis ma sellest jõusaalis saan, ehk siis vormis keha, lihased, ilusam välimus, parem enesekindlus ja nii edasi enesetunne. Et ma tahan seal käia, aga ma ei jaksa. Nagu, miks ma olen siuke? Ma ei tea, kuidas teil selle enda motiveerimisega lood on, aga mul on päris keeruline ja ma nagu raiskan väga palju aega oma elust sellele, et lihtsalt kuskile jõuda, midagi teha, millegagi alustada. Ja ma ei tea, kuidas seda olukorda parandada. Et nagu ma ei oska neid mõtteid kuidagi nagu blokeerida ka. Et öeldakse, et kui ma mõtlen sellele, et kui raske see on ja bla bla, et siis ongi raskem, vaata. Aga ma ei oska mõelda, et see ei ole raske.
kuidagi täna on siuke päev, noh. Mõni päev on lihtsam, mõni päev raskem. Täna ma arvan, et mind hästi palju mõjutab tegelikult ka suhkrusõltuvus, kuna ma eile sõin kooki onju ja ühe saiakese. Et see magus tekitab mulle füüsilise mingi siukse sõltuvuse, ehk siis ma ise ei tahaks praegu magusat saada, mul ei ole maguse isu, aga mu keha nagu tahab ja siis mul on see mingi siuke närvilisus on nagu sees, et tahaks nagu magusat saada, samas ei taha. Siis sa oled nagu enda peale pahane, närvis, siis sul on mingi füüsiline siuke vajadus suhkru järgi. Ühesõnaga, ma ei tea, see suhkrusõltuvus on mul nagu reitsilt tugev, nagu pole üldse palju vaja. Et nagu mulle meeldib süüa suhkrut ja kogu aeg tundub, et nagu savi vaata. Aga tegelikult ma hiljem alati kahetsen, sest et nagu see mõjub lihtsalt nii reitsilt mulle. Nagu ma tunnen, kuidas mul on lihtsalt mingi siuke kärsitus ja ärevus ja siuke on nagu sees, et kogu aeg nagu siuke nagu pea lõhub nagu otsas niimoodi, et nagu tahaks midagi saada kogu aeg. Ühesõnaga, nii keeruline. Aga me jõudsime autosse ja ma käin ära seal jõusaalis. Ja siis ma tulen koju ja siis ma korjan rutsi peale ja siis me lähme ostame talle uued kargud, rendime uued kargud ja käime poes. Mul poes ka üldse käia, meil tavast ma saan rutsipoodi nii palju kui vähegi võimalik. Nüüd ma ei saa rutsipoodi saata, ma pean ise ka poes olema nagu, jah, ta saab käia poes, aga tal on üliraske ise mingi kottide asjade värk-särki. Et nagu ta ju on 2 karguga. Ehk siis ta saab poodi kaasa tulla küll ja seal kargutada ringi, aga ikkagi ma pean need kotid autosse tassima. Et võtan ta kaasa ja lähme käime koos lihtsalt. Ja siis vaatab, kas ma üldse jõuan õhtul või midagi teha, sest et ma olen täna lihtsalt nii aeglane. Ja see jääb mind nii närvi. Aga noh, ma ei tea, tahaks öelda, et äkki homme on parem päev, aga homme me oleme üldse Tallinnas. Homme meil on mingis, ma ei mäleta isegi, mis selle ametniku nimi on, aga kellegagi on nõustamine, ühesõnaga igasuguste nende vanemahüvitiste ja siukeste nagu rahaliste teemade seoses, et ma võtsin selle siuke tasuta hüvitist või tasuta konsultatsioon on olemas, et ta räägib täpselt ära, et mis oleks meil mõistlik, et kas nagu mingi mul dekreeti minna või siis mis iganes teha, vaata, erinevad variandid, et kuidas rahaliselt kõige parem tuleks, räägib meile kõik selgeks, onju, mis toetused asjad on olemas ja nii edasi. Et meil on homme ja see on Tallinnas, see oli ainukene vaba aeg, nii et homme 9:30 on meil Tallinnas aeg. Ja siis peale seda ma kujutan ette, et me lähme jälle võib-olla Rutsi vanematele külla, ilmselt. See on siuke tavapärane. et homme on niikuinii muud toimetused. Aga noh, küll ma üks päev jõuan nende jõulukinkide asjadeni ka, et õnneks ma olen kodune ja mul on praegu aega niimoodi venida. Aga mingitel perioodil, näiteks kui ma tööl käisin, siis oligi nii, et ma jäingi jumala jänni oma asjadega, sest ma lihtsalt venitasin nii palju. Ja nagu lihtsalt ei jõua oma asjadega mitte kuskile. Ei ole lihtne, nagu võib-olla pealtnäha tundub, et ma teen ja toimetan ja edasi, aga ma tegelikult jõuaks palju rohkem tehtud, kui ma oskaks ennast nagu tegutsema panna. Kui ma tegutsema hakkan, siis ma saan tehtud ja suht ruttu, aga jah. Ühesõnaga, pikk jutt, sitt jutt. Ma teen selle trenni ära nüüd. No nii, trennis on käidud. Ma jäin elama. Väga siuke uimane trenn oli, aga sain kõik vajalikku tehtud. Kusjuures vahepeal mul käis kuskil targi vahelt käis mingi normaalne naks läbi. Mingi väga veider uus naks, mida mul ei ole varem käinud, ma ei tea. Ma veits uurisin ChatGPT-lt, mis see võis olla. Üks variant, mis ta pakkus, oli see mingi sümfüüsise valu, mis on rasedatel võib tekkida. Ma ei tea, kas see oli see või ei olnud. Aga positiivne on see, et nii, oota, mul pani asjad jooksu taskust igalt poolt.
Ühesõnaga, positiivne on see, et see valu läks väga ruttu üle. Et ma veits nagu jalutasin ringi. No, põhimõtteliselt see valu tekkis, ma tegin neid, kuidas nimetaks, kickbait'id või? Ühesõnaga kaablimasina peal lükkasin jalgu ükshaaval selle taha ja siis põhimõtteliselt täpselt viimase seeria nagu lõpus, siis kui ma hakkasin lahti võtma seda rihma jala ümbert, siis kuidagi käis mingi naks läbi. Mingis veidras asendis olin ilmselt. Ja siis ma algul mõtlesin, et kas ma üldse saan liikuda. Siukene paar sekundit oli ikka päris valus. Aga siis kuidagi nagu jalutasin ringi ja siis nagu tõmbas tagasi. Nii et seekord jõppes. Ma nüüd ei teagi, kas ma nagu võin seda harjutust teha. Ilmselt veel võin võib-olla, aga ma ei tea, kas see nüüd hakkab korduma, et mingi jalgu nagu eraldi tehes mingite harjutustega nagu keha ei saa hakkama, sest et rasedusega keha painduvus läheb oluliselt suuremaks. Ehk siis igasugused erinevad liigesed asjad hakkavad rohkem painduma. See on mingi loomulik asjade käik. Ehk siis keerulisem on teha ühe jalaga harjutusi. Et kindlam on teha nagu mõlema jalaga korraga, et kas mingid kükid või siis mingid, ma ei tea, masinate peal harjutused on ju. Aga siuksed ühe jalaga harjutused on tihtipeale siuksed natuke riskid. Ehk siis eks see näha ole, kas ma pean hakkama oma kava muutma või saan ma jätkata selle kavaga. Sest tegelikult mulle need kickbait'id nagu meeldivad endale. Et see on nagu päris hea harjutus. Et eks see siis näha ole, kaua või neid teha saan. Aga praegu ma nüüd sõidan koju. Ma lähen söön midagi, ilmselt valguvahtu või midagi väikest kiiret. Ja siis võtan rutsi peale ja lähme käime kiirelt Paides ära. Saame talle siis uued kargud. Neid on meil vaja, sest et homme meil on Tallinna päev ja ta ei saa väikeste karkudega minna nagu Tallinnasse. Ehk siis kindlalt toome täna need ära ja käime poes. Et jah, siuks plaanid. Me oleme kodus tagasi. Meil on poes käidud, meil on kargud toodud ja nüüd on kuidagi nii vässu olla. Mul on nagu viimased ööd olnud kuidagi vähene unetundide arv ka. Et kuna ma siin olen nii hilja magama läinud ja ma ikkagi ärkan suht varakult, siis, või varakult 10-st, siis kuidagi ei puhka välja. Aga ma siin joon praegu Heavenlit, pikutan ja tegelikult ma vist hakkan nüüd meisterdama ka. Ja siis mingi hetk ma plaanin teha piimasuppi. Sest ma mõtlesin, et mul varem oli nagu laktoositalumatus, ehk siis mul nagu hakkas kõhus väga ilusti kõik liikuma piimasuppi süües. Siis mõtlesin, et katsetaks äkki on praegu ka sellest midagi head tolku. Ja pole nagu reaalselt mitu aastat vist juba makaroni piimasuppi tavalist söönud. Ja Ruts tahtis ka, nii et mingi hetk lähen seda tegema. Aga praegu lihtsalt lebotan siin ja üritan nüüd välja mõelda, mismoodi, kuidas, mida ma meisterdama hakkan. Ma nii väga tahaks teile ka näidata. Need on mul siin jalgade juures kõik need asjad, aga ma ei saa veel. Ma näitan siis, kui on jõulupidustused ära olnud, siis ma näitan tagantjärgi teile neid klippe. Ma hakkasin nüüd makaroni piimasuppi tegema. Panin 700 millilitrit vett keema, siis panin 1 teelõsikutäie soola siia ja siis kuskil umbes 200 grammi makarone. Kuigi retseptis oli 100, aga ma mõtlesin, et ma arvan, et ei ole hullu, kui neid makarone rohkem on seal supi sees. Ja nüüd, kui see on siin makaronid peaaegu valmis käinud, siis ma lisan siia ka 700 millilitrit piima. Mul on juba välja kaalutud.
ja siis, kui on valmis, siis põhimõtteliselt natuke lisan veel suhkrut ja lõpus veel võid ka. Et ma võtsin siit selle naminami.ee lehelt, võtsin retsepti ja teen lihtsalt selle järgi. Ma olen ikka natuke patune ka. Ma ei saanud sellele vastu, et nostalgiliselt mul isa kunagi tegi kogu aeg seda piimasuppi ja siis temal oli alati kõrval ka saiad lastevorstiga. Ma teen natuke tervislikumalt, ma panen saibi ja siis mul on kanafilee sinki, seda Max ja Mooritsama. Ehk siis ma teen seda ka supi kõrvale, et siis saab natuke midagi kõhtu ka. Muidu jääb kõhtu heaks, ma arvan. See küll ilmselt jällegi veits on halb minu seedimisele. Aga no mis sa teed? No nii, mõnus vahune piimasupp on vist valmis. Nii et saab kaussidesse valmis tõsta ja sööma hakata. No nii, lähme kutsume Rutsiga sööma. Kui hea see välja näeb. No nii, see ülihea supp on söödud. Ma tulin nüüd lastetuppa, sest siin on hea sükene parkettpärand suur. Ja ma sain ukse kinni panna, et kassi tuleks siia. Ja nüüd ma hakkan meisterdama. Ma panin juba liimipüstoli, liimi panin vaikselt siin soojenema, sulama. Ja tõstan oma asjad siit välja ja hakkan meisterdama. No nii, ma olen nüüd ühe kingi nii-öelda valmis meisterdanud. Aga ma ei ole nagu üldse rahul praegu sellega. Need asjad, millega ma seda nii-öelda kaunistan, need ei toimi nii, nagu ma ette kujutasin. Pluss mul on selg nii valus juba ja mul on alles esimene asi valmis ja mul on neid 13 tükki vaja teha. Ühesõnaga, ma ei tea, ma pean veel nuputama, kuidas ma selle asja normaalselt saan. Praegu see on nagu rohkem näeb välja nagu mingi väikse lapse kätetöö, mitte täiskasvanud inimese kunstiteos. Ühesõnaga, jah, ma pean veel nuputama. Ma käisin vahepeal, võtsin omale pirni ja tõin veepudeli ja küsisin Rutsi käest, et mis tema arvab. Ja ma ei tea, talle igatahes meeldisid. Ma ei tea, kas ta valetas mulle, tahtis mulle head meelt teha või siis talle päris meeldisid, aga nagu ma ei tea, siuke tunne ei, et talle päriselt meeldis. Nii et ma siis proovin praegu teda uskuda ja jätkan. Nii, ma sain nüüd just 5 seda kingitust valmis. Ja ma hakkasin nüüd veits koristama siin seda platsi, et ma saan kolmapäeval siis jätkata. Et natukene korjan kokku. Tegelikult nüüd ma jäin lõpuks isegi rahule viimaste jõulu nende kingitustega. Seega äkki tuleb nüüd aina paremini välja ka. Stars are shining bright on this holy night. Peace is filling every heart tonight. Tere hommikust. Ma panin teid reaalselt praegu kapi ukse külge. Siin on teine kapi uks. Mul on sellel kaameral on magnet ja ma sain teid ukse hinge külge panna. Ühesõnaga ma nüüd natuke toimetan. Teen süüa omale. Ja veits koristan ka ühtlasi. Mul jäi eilsest järgi veel seda piimasuppi. Nii et ma plaanin seda süüa. Ma teen võikud kõrvale, ma unustasin singi tuua.
mul on siukest juustuküüslaugu võiet ja siis ma panen kanapile sinki peale supi kõrvale. Ma ei saa aru, miks meil on kogu aeg kõik nii segamine. Nagu koristan, aga ikka tekib see segasest kogu aeg. Siin on rutsi mingid rohud. Ma ei tea, mulle ei meeldi nagu üldse süüa teha, kui on kõik nii segamini. Nagu alati üldjuhul ma üritan kohe peale söögi tegemist nagu ära koristada järgi. Aga vahel tekib kas teiste söödi või mu enda söödi ka, aga siis ma vähemalt ennem söögi tegemist üritan platsi puhtamaks saada veits. Siin on nagu piim kõik sisse imandunud makaronidesse. Mul kõik kausid on kuldse äärega. Tegelikult ei tohi vist kuldset värvi panna uuni, aga need on nii vanad, et vist ei juhtu midagi. Äkki sellega õnnestub. Äkki siin all on nagu piima ka ikkagi. See oli täiega hea supp tegelikult. Aga mis ma avastasin? Mul ei ole enam laktoositalumatust. Ma ei tea, see küll midagi ei muutnud nagu. Tavaliselt on nagu alati muutnud. Aga nüüd enam ei muuda. Tundub, et meil on makaroni järgi vist veits. Huvitav, kas sellest annab midagi teha veel või? Mingit vahukoort äkki hulka panna. Mingit sinki, juust, värk-särki. Kas piimasopist annaks pasta teha või? Ei teagi. Nii, ma teen nüüd singi ka. Ja teeme nüüd mingi võiku sellest supi kõrvale. Ma ostsin seda rehe tühist rukkileibi. Siin ma vaatasin, et kiutoineid oli 10 grammi ja 100 grammis on ainult 250 kalorit. Suhkrut 2,8, rasvad 1. Valgud 4,7, valgud 9,3, süsikud 34. See suhkur 2,8 on ka ühes portsjonis. Tegelikult suhkur on 5,6. Aga ikkagi, see on üks päris heade näitajatega leib minu meelest. Ja maitsev on ka. Nii, supp sai valmis. Ma teen kohvimasini tööta veel. Mulle meeldib tavaliselt kohvitass teha kuuma veega soojaks, siis ei jahtu kohvi teotu maha. Õues on mingi rets ilm, sajab ja paduvihm nagu asja. Aga nagu iga hommik, siis ma söön ka porgandit. Et see esiteks ma ei näe siis nii sinine näost ja kehast välja. Ja teiseks, kas see vesi see otsa nüüd või? Teiseks, see paneb seedimise hästi tööle. Ikka sai valmis ka. Me ei pane kohvimasinasse üldse kraanivett, me laseme filtrist läbi. Siis püsib masin kauem normaalsena. Meil on hästi see katlakõvine vesi. Mul oli eile nõudepesemasin käima panemata. Lai pea nihunuhtlus, aga okei. Praegu ma seda ka teha ei jõua. Ma on vaja mõned nõud veel panna masinasse. Ehk siis ma teen seda õhtul. Mul on tegelikult, see küll on poole tunni pärast peaks juba liikuma, nii et suht kiire on juba. Lähme täna sinna nõustamisele, perehüvitiste ja mis iganes nõustamine.
tundub, et see ei soe. Siuke tammel saigi. Kohvi näeb nii hea välja, vaata. Kreemine. Ja võikud ja porgand. Head isu mulle. Me jõudsime just koju tagasi. Täna jälle nii pikk päev, et me käisime hommikul seal selles nõustamises ära. Ja siis viimane klipp, mis te vist nägite, oli kui me olime Rutsi vanemate kodus. Põhimõtteliselt, kuna me plaanisime minna Rutsi vanaemale haiglasse külla, aga sinna sai vaatama minna teda alles 3:30, siis me läksime lihtsalt Rutsi vanemate koju. Nad küll ise olid tööl, aga lihtsalt chillisime seal, vaatasime filmi, vahepeal tukkusime natuke. Ja siis läksimegi kõigepealt ühele vanaemale haiglasse külla ja siis nüüd praegu just tulime teise vanaema juurest Raplast. Ja lõpuks jõudsime koju, kell on 19:25. Tegelikult ei olegi väga palju, aga ma olen nagu kuidagi nii üleväsinud, sest et täna hommikul ka ärkasin 5:30 või niimoodi. Eks magasin jälle mingi siuke 5-6 tundi. Ja nii juba mitmendat päeva tegelikult. Et kui juba muidu on 6 tundi suht vähe, siis rasedana on kuidagi nagu eriti vähe. Ja siis ma nagu täna mõtlesingi, et mul on homme vaata jõusaalitrenn. Ülehomme on jälle Tallinna minek, siis on jälle jõusaalitrenn. Kuidagi nagu iga päev sa pead kuskile minema ja ma nagu tunnen, et kuidagi ma ei jaksa enam, nagu mingi stressitase on juba sellest nagu kõrgem. Et mõtlesin, ma jätan homse trenni vahele. Võib-olla ma teen selle nädalavahetusel ära, ma veel ei tea. Aga ma homme lihtsalt olen kodus, ma ei lähe kuskile. Monteerin videot. Meisterdan oma neid jõulukingitusi. Teen siukse mõnusa koduse päeva, et natuke oma aju puhata sellest kogu aeg kuskil käimisest. Et ma olen ikkagi pigem siuke inimene, kes armastab nagu kodus olla ja vahepeal oma aega saada, et ma ei jaksa kogu aeg kuskil käia. Ehk siis jah, ma mõtlesin, et homme teeme siukse päeva. Aga ma praegu siin kass, mida sa teed? Ma siin võtsin omale kiivit, pirni ja valguvahtu. Tere, Tripsu! Ja siis lihtsalt istun, puhkan ja natuke söön. Ja siis lähen vist magama, ma arvan. Sest et nii väss on olla. Ma mõtlengi, et äkki ma peaksin, nagu ma tean, et kui ma kohvi ei joo, siis ma tuleb peavalu, aga äkki ma kannatan ära need mõned päevad peavalu ja siis ma ei pea enam kohvi jooma. No, eks see läheb üle küll, jah. Sa teadsid, et kui koerad teevad seda tagurpidi aevastamist, siis sa pead lihtsalt niina kinni hoidma. Olli tuli appu. Niina kinni hoidma. Olli, ma arvan, et pibil on korras juba. Siis koer hingab suu kaudu, teeb neelatuse ja siis tal on ülelõi. Ma üritan saialisi vette, kuigi eile läks jälle selle klappama, sest me käisime linnas, vaata. Sest Rutsi, vaata ta elab seal. Tere hommikust. Täna on järgmine päev. Mis päev see on üldse? Kolmapäev, 10. detsember. Igatahes just tegin omal sõbrannaga väikse kõne, videokõne ja söön. Siin tegin endale hunniku muna ja porgandit ja mandariini ja kohvi. Ja mul ongi tänane siuke plaan, et
ma tegelikult pidin minema jõusaali, aga ma siis täna tegin siukse koduse mõnusa päeva ja ausalt öeldes nii palju mõnusam on olla. Ma juba jõudsin koristada, mul on energiat ja ma sain täna vist äkki mingi 8 tundi magada ka. Täpselt ei tea, mitu tundi ma ei vaadanud, aga ma arvan, mingi 8-9 tundi tuli ära küll. Et jah, nüüd on nagu energiat toimetada jälle ja siuke tore on jälle. Aga mul on täna plaan siis seesama video nüüd kokku panna ja teile juba täna üles panna, et siis uue videoga alustada. Et ma ei hakkagi seda videot rohkem pikemaks ajama, et ma nüüd ongi söön ära ja siis ma lähengi istun arvuti taha juba. Vot, aga ma olen ülitänulik teile, kes te kommenteerite ja ma väga loodan, et teid tekib veel juurde. Et vaatamisi on ju päris palju, et ma oleks ääretult tänulik, kui te ka kaasa räägiksite, et siis on nagu kuidagi siuke, nagu tunnen, et keegi päriselt vaatab ja tahab vaadata ja siis on nagu kuidagi toredam teha neid videoid, et see alati teeb mul tuju nii heaks, kui keegi midagi kaasa räägib. Aga praegu ma igatahes tõmban selle video kokku, söön ära ja panen teile selle video ülesse. Näeme järgmises videos. Tšau!